Tere! Tervitan sind nüüd hoopistükkis BMW-st, mitte autokirurgia kliiniku töötoast, aga see on nüüd see sama BMW, mille mootor käis meil just sõna otseses mõttes Viimse Bolti mutterini algosadeks lahti, kuhu läks kõik uus sisu ning peale erinevaid seikluste rohkeid selliseid sündmuseid ja läbielamisi on see masin nüüd tagasi teel. Ning nagu lubatud sai, siis lähme teeme selle autoga väikese tiiru, et lihtsalt anda nagu mõningad kommentaarid ja nagu muljet, et mis auto see selline siis täpselt on, mis tunne on selle autoga sõita ning kas katsume aru saada, kas BMW on nüüd lõppude lõpuks jõudnud nagu sinna, kuidas nüüd öeldagi, sellest sport-komfort, ütleme siis jah, sport-komfort klassist pigem nagu komfort-sporti. Et vaatame korra, kuidas siis see lugu selle masinaga on ja ilma pikema sissejuhatuseta üks nupu vajutus, V8 ärkas ellu, saime kuulda kõige klassikalisemad, kõige lemmikumaks saanud BMW piuksu. See konkreetne piuks on praegu sellepärast, et kütust ei ole just eriti palju, aga meile piisab ja pärast, kui on sõit tehtud, lähme tangime ära, et inimesele mitte mingil juhul me sihukese põleva kütuse tulega autot tagasi ei anna. Kusjuures valetasin praegu kütuse tuli, kui selline meil ei põle, meil on lihtsalt teade, et kütust on vähe, aga noh, mis seal ikka. Esimesed kogemused selle autoga sõites olid üsna üllatavad, pean ütlema. Lähen otsin kusagilt mingi mahedama tee, kus me saame rahulikumalt sõita. Üsna üllatavad just selles mõttes, et see on esimene kord, kui ma saan sõita G-seeria, siis 7. seeria BMW-ga. Täpsemalt on see siin G11. Ära tee seda häält, palun. Ja on see siis pärit meil aastast 2016 see auto. Ja mis on temas siis nii erilist, lisaks sellele põhilisele asjale, mis on otse loomulikult 4,4 liitrine, tuluke on ka ikkagi olemas, 4,4 liitrine topeltturbo V8, mis varustab meid üsnagi tagasihoidliku 330 kilovatiga, mis on siis komakoht siia sinna 450 hobujõudu. Number on ilmselgelt üsnagi suur, kui sa nüüd võrdled seda mingisuguse Volkswagen Golfiga või Škoda Fabiaga, kes mu sabas sõidab. Aga see number või see võimsus sellel mootoril ei ole seal sellepärast, et see masin oleks nüüd totaalne rehvivihkaja, sükene hardcore rullnokk, et ainult külg ees sõita ja ainult rehve hävitada. Ei. See võimsus on siin, nii nagu Rolls-Royce armastab öelda oma autode kohta, soliidne või piisav. Ja tõepoolest, siin on veel üks hästi lahe funktsioon, seal autol display peale saab kuvada siis võimsust antud hetkel, et kui palju mootor seda võimsust välja annab ja kui seda display'd vaadata, siis sa saadki nagu aru, et mille jaoks või mis kujul see võimsus meil siin on. Ma tean, et see läheb hästi keeruliseks ja totakaks see lugu ära, aga see võimsus on siin just selleks, et see auto liiguks väärikalt. Tõsi küll, ka 100 kilovatine mootor suudaks seda autot edasi viia, see ei ole meil nii kohutavalt raske auto. Pagan, mul siin kaalu polegi kirjas, aga pakun puusalt mingisugune 2,2, mitte rohkem. Ja see kaal on hea. See kaal on hea sellepärast, et mida raskem on see auto, seda stabiilsemalt ja sujuvamalt ta end tee peal hoiab. See on selline nagu võlu ja valu. Otse loomulikult, mida raskem see auto on, seda jällegi nagu suuremat mootorit on vaja, et ta ennast viisakalt liigutaks, see jällegi viib meid kütuse kuluni, eks ta ole mõnes mõttes nõiaring. Aga tagasi selle mootori juurde, selle võimsuse jutu juurde, see mootor on, tõsi küll, mitte maailma kõige vastupidavam agregaat, aga sel hetkel, kui see töötab täpselt nii, nagu ta peab töötama, see on
crème brûlée, see on nii sujuv, ta on nii vaikne ja ta on nii ilusa ühtlase käiguga, et näiteks isegi kui ma võrdlen teda S8-ga, siis otsejoones S8 küll lippab sellel pillil eest ära, aga ütleme puhtalt mootori karakteristika sellisele tavalisele sõidule on siin autos tegelikult parem. Ma tean, et praegu tuhanded Audi fännid, kes mind vaatavad, tõenäoliselt hauvad plaani, kuidas minu eluküünal kustutada, aga kui teile see ei meeldi, siis pange see video kinni ära. Mina räägin tehnikast ausalt, nii nagu ta on, nii nagu mina seda siin kogen. Ja on see mootor tõepoolest väga viimistletud käiguga, ta teeb selle suure autoga sõidu nii mõnusaks ja siin on just üks moment, mis mulle tohutult meeldib sellise võimsa mootoriga sõites, on see sundimatu iseloom. Jah, tõepoolest 2-liitrine 100 kilovatti mootor suudaks ka seda paati edasi liigutada, aga see oleks väga sunnitud, sisuliselt vägistamine. Ta ruigaks kogu aeg seal kapoti all ja tegelikult mingisugust erilist kütusesäästu sellest ka ei tekiks, sest et see vaeseke töötab kogu aeg täiskoormusel. See tuumapomm aga seal kapoti all sõna otseses mõttes laiskleb. Ja kuna tal on mahtu, tal on võimsust, siis see teebki selle sõidu nii pehmeks, nii sujuvaks. Sa ei pea seda masinat sundima, ta lihtsalt sõidab. Et ma saan täiesti aru, miks on selle auto nagu, inglise keeles kõlab see natukene paremini kui eesti keeles, aga miks seda masinat iseloomustatakse kui business executive. Ehk siis see on sõna otseses mõttes selline ülemuste auto. Profiili sobiks ideaalselt selline, ütleme, about hästi palju parasiit sõnu tuleb, ütleme, ligikaudu 50-aastane härrasmees, kellel juuksepiir on juba hõbedaseks läinud ning kes mitte ei jõua kohale, vaid kes saabub. Ja kui ta mingil põhjusel peaks saabuma hiljem, kui on kokku lepitud aeg, siis ta ei hiline, ta viibib. Täpselt sellisele inimesele ma näen seda autot väga hästi sobivat ja see auto on tõesti väga meeldivalt konstrueeritud. Minule oli see tõeline üllatus, sest Audi ülemise otsa mudelid, salongi viimistlustase on omaette täiesti legendaarne, sellest võiks pikemalt rääkida. Ning BMW puhul on mind alati häirinud see odav rõve plastikust salong. Võtame mingisuguse E60, jumal küll, tegelikult ka. See on väga raske nägemispuudega inimene olema, kes selle nagu kiidab heaks. Jätame need poisid vahele, kelle arvates lahe on see, kui diisel ajab musta tossu tagant välja. Väljad on 2 tolli liiga laiad ja vedrustuse seadenurgad on täiesti ära rikutud. Need ei ole BMW-d, need on BMW jäänused. See siin aga on sõna otseses mõttes lipulaev ja mis mind nii tohutult üllatas, on selle masina salongi selline esteetiline külg. Mulle päriselt ka meeldib siin olla ja mul Audi fännina on seda üsna veider öelda, aga siin on tõesti kena. Ja nupud, need pagana nupud, need saadi lõpuks paika. Kõik klahvid käivad meeldiva klikiga, ei ole siukest 799 Casio kalkulaatori pealt ära varastatud mingid siukseid nuppe, millel pole konkreetset tasendit. Ja mis on veel ekstra nagu mõnus selle juures on see, et siia on jõudnud kohale ka siis tänapäev, ehk siis puutetundlikud ekraanid ja BMW on leidnud geniaalse lahenduse, kuidas teha puutetundlikud ekraanid või ütleme siis paneelid pigem juhile sõidu ajal kasutatavaks ilma, et ta peab mingisuguseid täppisharjutusi tegema. Ja nad tegid geniaalse, täiesti lihtsa lahenduse. See puuteala, näiteks kus ma saan reguleerida kliimaseadme tööd, on tehtud reljeefne. Ehk siis, kui ma näpuga siin peal liigutan, ma saan aru, kus mu näpp on. Ning tundlikkus ei ole nii hull,
et nii kui ma vähegi olen siin lähedal, kohe on mingisugune süsteem aktiveeritud või deaktiveeritud. Et kõik on väga-väga geniaalselt tehtud. Praegu muidugi selle demonstratsiooni käigus ma lüütsin oma liistmesoojenduse sisse. Ütleme nii, et see ei olnud mu eesmärk, aga tahab see asi sekundikese harjumist, aga see oli kehv näide, aga tegelikult on selle peale mõeldud ja see on päriselt väga hästi tehtud. Ning üleüldine viimistlustase, mul on siin nahaga kaetud armatuurpaneel, mul on nahaga kaetud uksepolster ja siin ei ole sihukest odavat tunnet, siin on tõesti viimistletud. Näidikute paneel näiteks, ongi õige sõna selle kohta öelda näidikute paneel, sest et see on tegelikult ekraan. Ja siis sõltuvalt sellest, missuguse sõidurežiimi olen ma valinud või mida ma parasjagu autoga teen, vastavalt sellele on ka see näit. Ma saan siia kuvada navigatsiooniinfot, ma saan siia kuvada, näiteks ma saan tahomeetri esile tõsta, kui ma olen sportrežiimis. Väga okei. Ja natukene võiks olla reaktsioon kiirem. Mingitel hetkedel olen märganud, et jääb natukene kandiliseks. Aga ma arvan, et see päris maailmas ei ole tegelikult probleem. Täiesti omaette vaatemäng on sellel masinal tagurduskaamera või siis tagurduskaamerad. Pigem meil on siin, mis sa tahad must? Annab mulle mingid vihjeid, kuidas ma võiksin sõita selle autoga, et olla kütuse suhtles säästlikum. 4,4 doppelt turbo V8. Mis kütuse sääst? Puhas rõõm. Kütuse teema on ka loomulikult aktuaalne ning ma pean ütlema, et see masin on üllatavalt ökonoomne. Loomulikult on see seotud sõidustiiliga, et kui see parempoolne pedaal ikkagi sealt jalamati pealt üles ei tõuse, siis on varsti kõik kütusetankla teenindajad nägupidi tuttavad. Kui aga sõita selle autoga viisakalt, praegu auto soovitab mul sõita 70-ga, mulle kuvatakse esiklaasile antud teelõigu kehtiv siis kiiruspiirang ning parasjagu ka minu hetkeline kiirus. Ja kui nendest soovitustest kinni pidada, siis tegelikult sellest kütusest jätkub üllatavalt kauaks. Eeldusel, et kõik asjad on muidugi korras. Ja mis on veel väga huvitav selle masinaga sõites, praegu me oleme siis comfort mode'is, meil on siis rool, käigukast, vedrustus, kõik on üsna sellises karumõmmi seaduses, kõik on hästi pehme, kõik on hästi sujuv ja selle auto juhtimine on üsna naljakas kogemus. Selles mõttes, et mul on praegu kiirus 70, päriselt ka väike spidomeetri liialdus, aga me sõidame siin, Losuti ütleb 70, 76 või. Ja kui ma hakkan näiteks rida vahetama, mida ma teen suunatulega, ma ajan muidugi teised autojuhid segadusse praegu, siis see auto mitte ei keera teisele reale, vaid ta liikub justkui külge pidi teise ritta. Ja seda on hästi raske seletada sõnades, aga see on tänu sellele, et sellel konkreetsel masinal on 4 ratta pööramine. Tagumised rattad pööravad imevähe, aga see natukene on täpselt see maa, mis teeb selle reavahetuse ja ka kasjuures parklas manööverdamise tõeliselt huvitavaks kogemuseks ja huvitav on päris ausalt ilma jutumärkideta, see ongi väga meeldiv tunne ja sõidad väga suure autoga tihedas linnaliikluses, praegu meil siin pole väga liiklust, aga ütleme riistmikud 90 kraadi pöörded, see masin kuidagi pöörab natukene mõistuse vastaselt ja seda õnneks väga heas mõttes. Ning veel, mis mulle kohe selle masina puhul silma jäi, juba esimestel sõitudel on salongis valitsev müratase, täpsemalt selle puudumine. Et see on muidugi teema, kus BMW on juba aastaid olnud väga kõrgel tasemel, aga see kuidagi kuidas nüüd öeldagi, tahtsin öelda praegu, et jäi silma, aga see oleks ilmselgelt ebakorrektne väide, ütleme nii, et siis jäi kõrva.
Ja noh, otse loomulikult, kui me selle mootori juurde veel lähme, et see 330 kilovatti ja seal ligemale 700 newtonit vääntemomenti või 650, see pole oluline, seda on väga palju. Ja see teeb, ja selle juures on veel siis see huumor, et kui me nüüd siit Drive Selectist valime sportrežiimi, siis on see hoopis teine elukas. Seda me muidugi tegema ei hakka, sest et meil on siin tutikad golvid, tutikad Vantveli liugelaagrid, me natukene anname aega sellel mootoril sisse sõita, enne kui me hakkame maksimumkoormustele teda viima. Ja kahjuks või õnneks minu käest seda ei juhtu, sest et seda hellitusaega me soovitame peale sellist remonttööd kusagil 1500 kuni 2500 kilomeetrit, siis on mõistlik teha uus helivahetus ja läheb juba siis täie rauaga, nagu öeldakse. Et sellised asjad, aga noh, loomulikult ma olen mõõdukalt saanud seda proovida ning auto käitumine sportrežiimis on hoopis teine. Ja ma ütleks, et tavalisse linnaliikluses see pigem ei sobi, sest et ta muudab selle masina vedrustuse ikkagi märgatavalt jäigemaks, et siis mugavus tõepoolest kaob ära. Ma olen sõitnud väga paljude autodega, kus on ka olemas keset armatuuri ilutsev klahv, mis kannab nime Sport, kuid see klahv enamikel autodel lihtsalt rikub ära käigukasti töö, pannes selle lihtsalt karjuma, hoidma pöördeid kõrgel, ilma igasuguse nagu praktilise siis ütleme nagu tulemita autosooritusse. Siin on jutud hoopis teised. Sellest autost ma arvan, me võiksime rääkida nagu mega pikalt, aga ütleme siis niimoodi enam-vähem kokkuvõtvalt, et E-seeria on tänaseks õnneks minevik. F on minu jaoks täpselt see sama täht, mida ta esindab näiteks Ameerika Ühendriikides kooli hindena, aga võt G, respekt. See masin päriselt on suutnud mind üllatada. Ma olen väga lummatud sellest masinast. Siin on tõesti väga meeldiv olla. Disain on tehtud lihtsamaks, palju funktsionaalsemaks, käepärasemaks. Mis ma unustasin veel rääkida? iDrive menüü. See toimib. See päriselt ka toimib. Ma mäletan E60 iDrive oli see oli ikka väga kummaline süsteem. Siin väga intuitiivne. Esimest korda istud siia autosse, sul on vaja mingisugune funktsioon ära teha sellel autol ja sa lihtsalt lähed menüüsse, sa saad väga loogiliselt aru, kuidas seda ratast pöörata, mis funktsiooni valida ning kui sa ei taha selle juhtrattaga just tegeleda, siis palun väga, keskekraan on samuti puutetundlik ning võid ka sealt üsnagi sarnaselt nagu telefoni peal lihtsalt läbi lapata kõik kataloogid, kõik alamenüüd ja kõik toimib väga loogiliselt, väga lihtsalt, et mingisugust eriharidust selle auto kasutamisel vaja pole. See on üllatavalt meeldiv ja väga kvaliteetselt tehtud. Ekraani materjal on meeldiv, reaktsioon näpule on hea. Nagu kui ma nagu tahaks viriseda selles autos, mida ma nagu ilmselgelt pean ju tegema, siis ma ütlen ausalt, mul on seda üsna raske teha. Kui siis võib olla mingite pisiasjade kallal, näiteks nagu küljepeeglid. Peeglikorpus on jurakas, aga peegliklaas samal ajal seal sees, ma saan oma asjad nähtud, mul on metsikult nutikas ja funktsionaalne tagurduskaamerate süsteem, et see peegel võib-olla pole nii kriitiliselt oluline, aga ta võiks olla suurem. Võib-olla teatud olukordades on see ikkagi nagu eelistatav või kasulik, et ta oleks veidi suurem. Teine
võib-olla natukene juba tõsisem kriitika oleks vast selle auto ruumikuse osas. Siin ees, kus ma istun oma 183 sentimeetriga, mul on väga mugav, mul on tõeliselt mugav. Aga kui mina istun tõeliselt mugavalt sellises asendis, kus ma võin tundide viisi olla, siis võt minu taga reisiv inimene kahjuks samaga vastata ei saa. Nimelt ei ole see meil lang versioon, see on meil siis standardkerega mudel, mis välismõõtmetelt ju ometi on selline väike laev rohkem kui et sõiduauto. Et see osa nagu jätaks natukene juurde soovida. Teisest küljest jällegi, kui sa oled selline ärimees, sa võib-olla istud taga paremal, siis ei ole üldse vahet. Ja olgem ausad, Eestis 95% autodest 95% ajast reisivad ühe inimesega, nii et who cares anyway. Jälle viskab seda ingliskeelset parasiiti sisse. Ajame jälle kaasliiklejaid segadus, kasutame suunatuld. Mustangi mees praegu ei saanud üldse aru, mis juhtus. Praegu ongi see lahe hetk, ma teen tagasi pööret ja ma täiesti reaalselt tunnen, kuidas tagumised rattad keeravad. See on äge ja see toimib ja see teeb selle auto juhtimise palju paremaks ka sellistes kitsastes oludes. Ei ole nagu mitte mingit probleemi selle 5-meetrise laevaga kitsal tänaval manööverdada. Toimib väga mugavalt. Et selline kokkuvõte siis G11 750 BMW-st. 750 on ametlikult tema nimi, kuigi kui nüüd BMW ajalukku vaadata ja BMW siis ütleme kombeid, siis peaks olema selle auto nimi BMW 744, sest ometi see on tema töömaht, aga tänaseks on need asjad niikuinii kõik juba pea peal. Isegi Audidel on juba siuksed lollused, et nad indekseerivad võimsuste kaupa neid nimetusi tagaluugi peal, millel ei ole mitte mingit seost päriselt selle mootoriga ega selle mootori mahuga, vaid ainult võimsuste järgi. Nii on see tehtud. Aga loomulikult, nagu ikka, mina väga siiralt tänan sind, et sa leidsid aega selle video läbi vaadata. Kui meil tuleb jälle selliseid hallist massist erinevaid masinaid, siis kindlasti filmime, kindlasti jagame seda kogemust seniks kuniks, aga mina tänan.